Tere päevast! Me alustame Postimehe erisaatega. Täna on kahtlemata ajalooline päev. Lisaks sellele, et Tallinnas on NB8 peaministrite tippkohtumine, on Tallinnat külastamas 3. korda ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Ja me oleme selleks, et tänasele päevale tagasi vaadata, kutsunud stuudiosse mitmeid eksperte. Tere päevast, julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere päevast! No kui Ukraina president käis Eestis natuke rohkem kui 2 aastat tagasi, siis oli see mõneti selline tänuvisiit, sest Eesti oli juba siis väga suur Ukraina toetaja ja ikkagi räägiti rohkem selliseid pidulikke sõnu. Kui palju tänane visiit erineb selles mõttes, et Ukraina president teeb hoopis vähem selliseid õlale patsutamise visiite? No eks Ukraina on sellises olukorras, et ega see president niisuguseid väga niisugused õlale patsutamise visiite endale lubada ei saa, et ta peab käima ikkagi väga selgetel praktilistel kaalutlustel ja kuna Eestis toimub NB8 peaministri kohtumine, see on see põhjus, miks ta on siin. Ja loomulikult ka see, et president Zelenskõi on ju seda korduvalt öelnud, et vist isegi ühe korra, et väike rahvas, aga suur süda, et see Eesti nagu eriti seal sõja alguses ebaproportsionaalselt suur sõjaline abi oli ju Ukraina jaoks erakordselt suure tähendusega, et me hakkame ära ununema. Sellest on juba 4 aastat möödas, aga tuletaks ikkagi meelde, et Eesti oli ikkagi nende riikide hulgas, kes juba sai enne sõja algust aru, et Ukrainat on vaja tõhusalt toetada, nii et ma ikkagi ütleks, et siin 2 asja saab kokku, et on põhjust tulla Eestisse, aga muidugi on väga oluline viibida siis Põhja- ja Balti riikide peaministri kohtumisel. See on see riikide klubi, kes tegelikult ju mõnda aega peaaegu ainuisikuliselt või niimoodi üksinda omaette vedas seda Ukraina toetamise protsessi, kui siin teistel kippus nagu vahepeal see natuke ideid otsa saama, aga Põhjala ja Balti riigid ei ole mitte kunagi nagu endal nagu sellist hingetõmbepausi nagu sellel teemal lubanud. Nii et sellest muidugi nad väärivad nagu väga suurt tunnustust ja see on ka rahaliselt vist president on ju välja öelnud, et see on ju kolossaalne summa, mida need suhteliselt väiksed riigid on pannud Ukraina toetamiseks kokku. Enne Eestisse tulemist president Zelenskõi käis Londonis, kus ta siis kohtus E3 riikidega, ehk siis Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigid. Milline kasu päriselt on selliste regionaalsete formaatidega kohtumisel Ukraina jaoks? No see ei ole nüüd regionaalne formaat selles mõttes, mis Londonis toimus, vaid siin on natukene teine teema. Ja kui enne UK lahkumist Euroopa Liidust oli see E3 oli nagu selline, ütleme 3 Euroopa majanduslikult ja sõjaliselt ja nagu ka siis nagu rahvusvaheliselt kaalud kõige suurema riigi mingisugune ühistegemise protokoll, ütleme siis niimoodi, ta ei ole mingi liidusuhe, ta ei ole mingi formaliseeritud kooslus, aga need riigid siis nagu teatud küsimustes, kus Euroopa Liit ei saanud astuda välja Euroopa Liiduna välis- ja julgepoliitika küsimustes, siis nagu esindas mingil määral nagu Euroopa Liit või üritas nagu koos tegutsedes siis nagu edu saavutada. Siin need näited on seal kas või Iraaniga suhtlemisel ja nii edasi. Nüüd praegu on see uuesti päevakorral, sest ühel lihtsalt põhjusel. Ukrainal on vaja, et Euroopa oleks esindatud Venemaaga rahuläbirääkimist. Need on erinevatel põhjustel. Ja see oli see peamine põhjus, miks Ukraina president oli Londonis. No seal on nagu alati põhjused on rohkem, on ka Ukrainal on probleeme õhutõrjega ikkagi jätkuvalt veel ja seal ka mingite muude sõjalise ja muu koostööprotsesside nii-öelda kestlikkusega, aga just nimelt see on see hetk praegu, kus Ukraina president üritab seletada, miks tal on vaja nagu Euroopa jõulist kohalolekut siis nendel läbirääkimistel. See ei tähenda seda, et Euroopa oleks vahendaja, aga on vaja seda Euroopa diplomaatilist ja niisugust ka ütleme niimoodi moraalset tuge kindlasti Ukrainale praegu. Mis on need võtmeküsimused, kui Ukraina president tuleb sellisele kohtumisele? Mis on need võtmeküsimused, mida ta võiks tahta, et Tallinnas kõlama jääb? Ma isegi ei mõtle nendel ametlikel pressikonverentsil, aga võib-olla seal kinniste uste taga, kuhu kaamerad ei näe. No ma arvan, et ega siin Põhjalas ei ole ka Ukraina presidendil ju rohkem teemasid kui see, et eriti siin Taani, Rootsi on ju välja mõelnud suuresti selle nagu süsteemi, kuidas Ukraina relvajõude kestlikult pikaajaliste projektidega toetada, ka sõjaline koostöö
siis Ukraina kaitsetööstusettevõtete algas väga suuresti tänu Taani initsiatiivile, teised Põhjala riigid järgnesid sellele kiiresti. Need on väga suure kaaluga protsessid, mida on siin käima lükatud ja selle tõttu kindlasti on Ukraina presidendil väga palju arutada koos nende riikidega, kes siis on niivõrd tõhusalt panustanud sellesse protsessi. Siin on tohutu arenguruum ja fantaasia on piiriks, aga nagu on ka rõhutanud siin eriti ka Rootsi ja Soome valitsusjuhid, et neil on nüüd on kätte saabunud ka aeg, kus meil on nagu Ukrainast juba rohkem õppida, kui võib-olla sinna ainult investeerida. Aga ma olen ka täiesti kindel, vaadates siin väga lühike nappe teateid sellest pressikonverentsist, mis oli Kadriorus, eks ju, Eesti presidendiga, siis ka see läbirääkimiste teema on ilmselt Venemaaga, siis see, mida Ukraina president nagu siis seletab, võib-olla nüüd natukene võib-olla kuidagi ütleme detailsemalt ja konkreetsemalt, et kui siin see retoorika, mida Ukraina nüüd siin viimased 3 nädalat, ütleme luuresti alates 9. maist on nagu siis harrastanud, on see, et ülekaal rindel on minemas Ukraina vägede kätte, see annab meile võimaluse minna jõulisemalt Venemaaga läbi rääkima ja Ukraina on praegu öelnud, et see rindejoon võiks olla siis ütleme, president on selle välja öelnud, et see rindejoon võiks olla siis see lähtekoht läbirääkimisteks, et siiamaal oli ju jätame kõrvale Venemaa retoorika, kes kogu aeg nõuab territoriaalseid järeleandmisega. Ukraina retoorika oli see, et me nagu eeldame nii-öelda kogu territooriumi vabastamist, et seda külmutamist rindejoonel nagu avalikult ei ole nagu öeldud. Nii et praegu nagu Ukraina siis üritab niimoodi jõuliselt pakkuda mingit kompromissi, ütleme siis niimoodi. Pressikonverentsil Kadrioru lossis kõlas üks selline lause küll president Karise poolt, et rahu läbirääkimistel võiks olla Ukraina, Venemaa ja oleks tore, kui oleks seal ka USA. Kas see on märk sellest, et USA-d ja seda uut administratsiooni või siis nüüdseks juba vana administratsiooni ei peeta nii lähedaseks partneriks enam? Ei, ma seda ei arva. Siin tegelikult see põhjus on väga banaalne. Et kindlasti seda on tegelikult öelnud nii Ukraina kui tegelikult ka Venemaa on öelnud ju üsna otse, et USA on tegelikult ju ainukene võimalik. Ma ei tea, Venemaa ütleb vahendaja, USA ütleb ka vahendaja, Ukraina nagu seda vahendaja sõna väldib. Sisuliselt üritab siis olla nii-öelda vahendaja, toetades samal ajal ikkagi Ukrainat sõjaliselt ja nii edasi. Põhjus on ju ilmne, et miks USA seda rolli praegu täidab, ta ei suuda seda täita tänu sellele, et ta on nagu nii hõivatud Iraani küsimuse lahendamisega ja Venemaale see nagu sobib, aga tegelikult pikas perspektiivis ka ei sobi. Ja Venemaa muidugi oleks õnnetipus, kui nad saaks pidada USA-ga kahepoolselt kõnelusi nii-öelda Ukraina teemal, et Ukrainat laua taga ei ole. Ja minu arust vist president Eestis ka rõhutas seda, Eesti president tähendab, et ilma Ukrainata ei saa pidada ühtegi läbirääkimised, kui me kujutame ette Euroopa osalust, siis kuidagi seal läbirääkimistel Ukraina ja Venemaa vahel, mitte kuidagi eraldi kõnelusi pidades. No Ukraina presidendi käest küsiti ka tänasel pressikonverentsil, et missugust rahu tema näeb, missugune on see ideaalne rahu ja ta pidas vajalikuks rääkida hoopis vaherahust ja rõhutada seda aspekti, et kui see vaherahu tuleb, siis peab olema selles riigis keegi, kes valvab, et venelased seda vaherahu ei rikuks ja see piirilõikus seda valvata on üüratult pikk. Kas siit võiks välja lugeda Ukraina presidendi mure, et tehakse mingi formaalne vaherahu ja ta tuletas lääneliitlastele meelde, et te peate sellisel hetkel appi tulema? No ja see on see niinimetatud Ukraina julgeolekugarantiide teema, mis nüüd siin nagu 25. aasta lõpust alates ei ole nagu väga prominentselt nähtav olnud ja millega nagu tegelemine nagu peatus. Et ei olnud nagu konteksti selle rakendamiseks. Siin tulebki nüüd üle korrata, et ei jääks nagu vale muljet, et Ukraina president on öelnud, et läbirääkimised võivad lähtuda praegusest rindejoonest ehk teisisõnu sõjategevuse praegusel rindejoonel peatame, sealt me edasi kõnelusi rahulepingule. Ta ei ole öelnud, et me külmutame riigi piiri või mingi, et me loobume territooriumidest. Ta ei ole seda väljendanud ja see kindlasti ei oleks ka üldse mõistlik teha. Ja see ei ole tegelikult ka üldse vajalik teha. Nii et seda jah, ei tohi nüüd valesti aru saada, et Ukraina president ei öelnud, et teeme rahu sellel joonel, vaid peatame sõjategevuse sellel joonel ja sellest lähtuvalt hakkame pidama läbirääkimisi. Ja loomulikult selle vaherahu jõustamiseks me ei räägi siin nüüd vähemalt nii palju, kui on uudistes olnud, ei räägita siin mitte siis sellest, et seda
nagu ÜRO rahuvalveväed, mis asuvad kahe poole vahele mingil joonel nagu seda rahu nagu jõustama, et see ei ole küsimus sellest, et küsimus on monitooringu võimekusest, et teha kindlaks, et kumb pool siis võiks rikkuda vaherahu, et siis on ette nähtud seal tõenäoliselt mingid, kui juhtub mingi intsident, siis oleks mingid deeskaleerivad meetmed, et suuta ikkagi viia tagasi see tulevahetus, mis seal puhkes, selle peatamise. See on nüüd see, millest on juttu. Ukraina president on öelnud, et tuleviku vaates peaks olema siis ka paigutatud, ta on nimetanud siin kas Euroopa või Lääneväed, üsna abstraktselt, et Ukraina territooriumile, et vähendada siis seda võimalust, et Venemaa ründab uuesti. Aga see saab tekkida ainult siis, kui see rahuleping on olemas, et vaherahu selleks tõenäoliselt nagu piisavalt nagu põhjust ei anna. Me kõik näeme seda viimasel ajal, et aina rohkem on nii-öelda Balti riikide, Soome, Venemaa piiriäärsete riikide õhuruumis nii-öelda uitavaid Ukraina droone, uitavaid Venemaa droone ka, aga Baltikumi kontekstis Ukraina droone. Pressikonverentsil oli sellest juttu ja president Zelenskõi tegelikult mainis seda, et võiks Ukraina poolt olla konkreetne abi. Ta rääkis nendest meeskondadest, kes on Lähis-Itta saadetud. Et kas Eestil oleks sellist abi vaja nende üksikute uitavate droonide jaoks või millist abi Eestil võiks olla vaja? Mul on sellele küsimus väga raske vastata, et seda peab meie sõjavägi, armee ja sisekaitseüksused või sisekaitsestruktuurid või sisejulgeoleku tagavad struktuurid ütlema, et kuidas nad seda näevad. Teoreetiliselt know-how mõttes, et kuidas neid droone nii-öelda käidelda, et selles mõttes kindlasti Ukrainast oleks palju abi, aga ma arvan, et Eesti poolel oleks isegi veel suurem kasu sellest, kui Ukraina suudaks oma operatsioone teha niimoodi, et need droonid siia ei saatuks, aga ja küll me saame aru, et see on nagu väga keeruline, aga see eelhoiatus, kui see oleks pikem Eesti jaoks, oleks ka väga suur abi. Ma saan aru, et on olemas operatsiooni julgeolek ja võib-olla selles osas Ukraina nagu on väga tõrges, aga hea, kui nad vähemalt räägivad, suhtlevad ja omavahel arutavad ja ehk leiavad siis parima lahenduse. Et pikas perspektiivis oleks parem, kui Eestil oleks oma võimekus ja me ei vaja kellegi teise abi nagu selliste teemadega nagu tegelemiseks. No tegelikult Ukraina president on tõenäoliselt kõige suurema julgeoleku riskiga Euroopa riigijuht. Kas sa kujutad ette, missugune mastaapne turvalisust tagav operatsioon kaasneb sellega, kui president Zelenskõi tuleb kas või 1 päevaks Tallinnasse? Kuna ma kahjuks pean tööasjus olema praegu kesklinnas seal Radissoni lähedal, siis see on nagu küllaltki nagu oluliselt pikendanud minu liikumisteid, nii et see on nagu suur operatsioon, aga eks niisugused on tehtud ka varem, kui on olnud meil siin NATO riikide tippkohtumised ja need kipuvad teinekord lihtsalt ununema. President Zelenskõi puhul kahjuks on ta sõdiva riigipea, sellistel puhkudel nagu siin ei ole mõtet küsimusi esitada, see on maksimaalselt kaitstakse ja isegi kuigi ma arvan, et teda Eestis mingi reaalne oht ei tohiks ähvardada, siis keegi ei võta seda riski, et just siin midagi juhtuks, nii et Eesti pool kindlasti täidab oma ülesanded nagu eeskujulikult ja kõik lõpeb nii, nagu me tahame, et ta lõpeks. Kas sellisel puhul on ka kombeks, et reeglid kehtestab see riik, kus president pärit on? Eks nad räägivad läbi ja lepivad kokku, ja lõppude lõpuks Ukraina poolel on kindlasti ka mingid väga selge arusaamine, et mis on need põhilised ohud, millest tuleb Ukraina presidenti praegu kaitsta ja seda võetakse arvesse siis nagu siin kohapeal selle kaitse kujundamisel, aga ma arvan, et Eesti politseil on väga palju kogemusi, kuidas nendes olukordades tegutseda, et need tippkohtumisi on piisavalt palju, nii et ma usun, see neile peavalu ei valmista see ülesanne. No täna me nägime Kadriorus, aitäh Rainer, aga täna me nägime Kadriorus ka seda, kui palju ja ajakirjanikud kogesid omal nahal, kui palju varem tuli seal kohal käia ja olla ja oodata ja ikkagi nende samade turvameetmete pärast, et kui pikk see aeg oli ja mida see tegelikult Kadriorus kohal oli eile tähendas? No ajakirjanikud läksid sinna tegelikult paar tundi varem. Turvameetmed, ma ütleks, et isegi oleks võinud olla hullemad, aga kogu perimeetri ehk siis Kadrioru lossi ümbrus oli ikkagi nii-öelda julgestust täis. Aga ma ütleks, et ajakirjanikel oli selles mõttes ikkagi piisavalt hea ligipääs, et sai oma silmaga minna näha Zelenskit
sai minna delegatsioonidega korraks, ma ei tea, siis pilke vahetama. No me igal juhul läheme praegu korraks ka pildis Kadriorgu, et vaadata just seda hetke, kui ajakirjanikud said seal tegutseda. Hetk tagasi astusid siia Kadrioru lossi Ukraina presidendi paar, Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja tema abikaasa Olena Zelenska. Sel korral tuli president Zelenski Tallinnasse sellepärast, et siin toimub NB8 tippkohtumine, peaministrite tippkohtumine peaasjalikult. Aga nagu näha, siis leidis ta ka aega, et tulla siia Kadriorgu, et rääkida meie presidendiga. Just siin nende pultide taga seisid just hetk tagasi Eesti president Alar Karis ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Nad andsid meediale pressikonverentsi. Ega me nüüd liiga ülemäära midagi suurt teada ei saanud. Küll aga toodi kindlalt välja see, mida me oleme tegelikult ka varem kuulnud, et kui toimuvad läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel, siis Ukraina soov on, et seal laua taga oleks tegelikult ka Euroopa. Ja lisaks räägiti tegelikult ka veel droonidest, mida me siin Baltikumis oleme viimasel ajal aina rohkem näinud. Volodõmõr Zelenski tõi välja ka selle, et kuidas Ukraina on Lähis-Idasse saatnud appi oma droonimeeskonnad. Aga tagasi stuudiosse. Ja me jätkame juba stuudios, kus meil on uus külaline. No kõigepealt lisaks eelmainitud teemadele oli tegelikult täna üks põhiteemasid liitumiskõnelused nii-öelda Ukrainaga, et kui suur lootus päriselt Ukrainal on liituda Euroopa Liiduga ja ka NATOga tegelikult tulevikus? Ukrainaste jaoks liitumine Euroopa Liiduga on ülimalt oluline. See on, ma arvan, üks selline tulevikuperspektiiv, mis on neile lootust andnud kogu selle sõja vältel ja meenutagem, et juba 2014 tegelikult, kui see sõda alguse sai, siis oli selle ajendiks ju see, et Ukraina oli sõlmimas assotsiatsioonilepet Euroopa Liiduga, siis tegi Ukraina toonane president Janukovitš kannapöörde, ei allkirjastanud lepingut ja inimesed tulid tänavale selle vastu protestima. Nii et see Euroopa perspektiiv on olnud kogu aeg inimestel meeles ja selles suunas on nad soovinud liikuda. Nii et need ootused on kõrged ja vist pigem on ka kõrged selles osas, et see võiks toimuda kiiresti. Ja siin on nüüd see nagu valus küsimus, mis tuleb siis Euroopa Liidu praegustele liikmesriikidele, kes paljud ei ole valmis väga kiiresti edasi liikuma. Saadakse aru, et jah, geopoliitilistel põhjustel Euroopa julgeolekust tulenevalt on vaja Ukraina kuidagi integreerida Euroopasse. Aga samas täisliikmesus tundub, et nagu väga kiiresti ei õnnestu, poliitiliselt ei ole näha, et sellist kokkulepet Euroopa Liidu sees tekiks. Nii et siis tuleb leida mingeid muid mooduseid selle protsessiga edasi minna, nii et ukrainlastel jääks ikkagi see selge perspektiiv, aga et siis võtame selle aja, mis on vaja võtta läbirääkimisteks. Kas see võiks olla üks selliseid asju, mida nüüd Ukraina president igasugustel sellistel mitmepoolsetel kohtumistel rõhutab, sest ta ütles täna ka mitu korda, nimetas seda suve, et me peame juba alustama suvel, me peame olulisi asju rääkima läbi juba suvel. Kas tal on tekkinud väike mure, et on küll öeldud, jah, see tuleb kunagi, aga see kunagi on väga kauge tulevik? Kindlasti tal on see mure ja ta ise on ka omalt poolt võib-olla neid ootusi väga kõrgele tõstnud ukrainlaste hulgas. Ja vahepeal tõesti ju räägiti lausa sellest, et Ukraina võiks juba järgmisel aastal saada Euroopa Liidu liikmeks ja see oli ka seoses sellega, kui toimusid rahu läbirääkimised, seal oli lausa ühe punktina mingil hetkel kirjas, et Ukraina teeb teatud mööndusi, aga siis samas saab justkui vastutasuks selle, et nad saavad kiiresti Euroopa Liidu liikmeks. No, sellel ajal tegelikult Euroopa Liiduga ei konsulteeritudki selles küsimuses, nii et see oli see USA vahendusel toimuv protsess eelmise aasta lõpupoole. Aga nüüd oleme hoopis teises olukorras. Nüüd Euroopal on palju tugevam roll tekkinud siin edasiste arengute osas. Läbirääkimised lõpuks saavad alata tänu sellele, et Ungaris on võim vahetunud. Ungari ju blokeeris läbirääkimiste alustamist.
ja Põhjala-Balti riigid kindlasti on nagu sellised loomulikud tugevad Ukraina toetajad riigid, mis on olnud üldiselt Euroopa Liidu laienemise suhtes alati positiivselt meelestatud, kes on tugevad Ukraina toetajad, nii et saavad siis Euroopa Liidu sees neid debatte selles suunas ikkagi suruda, et võimalikult kiiresti edasi minna ja et pakkuda ka mingeid vaheetappe võib-olla siis, et kui täisliikmeks nüüd järgmisel aastal ei saa, aga et äkki me saame saavutada midagi muud sellist, mis on nagu selgelt samm edasi. Meil on see nii-öelda NB8, mis on siis Põhjala ja Balti riigid. Meil on tegelikult ka NATO sees on JEF olemas, kus on siis ka veel Holland, Ühendkuningriigid ja nii edasi. Mida sellistes formaatides tegelikult otsustada saab ja kuidas see vormiliselt töötab? No vormiliselt muidugi Euroopa Liitu puudutavaid otsuseid teevad kõik liikmesriigid ja välispoliitika küsimustes valdavalt konsensuspõhiselt. Aga mida teevad siis NB6 riigid, kuna kõik Põhjamaad ei ole ju isegi Euroopa Liidu liikmed, aga NB6 riikidel on Euroopa Liidu raames väga tihe koordineerimine ja kui neil on ühised positsioonid, siis ka koos selle nimel tegutsetakse, et siis Euroopa Liidu otsust mõjutada selles suunas. Ja JEF jällegi on kaitsevaldkonnale keskenduv selline väiksem riikide koalitsioon, mis täiendab NATO-t ja tõesti Ukraina ju soovib saada ka NATO liikmeks, aga seal praegu on selles mõttes hoopis teistmoodi seis kui Euroopa Liidu protsessiga, et see NATO protsess eriti kuskil ei liigu, kuna USA väga selgelt ei ole valmis sellega, et Ukraina liituks NATO-ga ja eks seal on ilmselt teisigi riike, kes pigem siis on reserveeritud selles osas. Nii et praegu ei ole näha, et seal toimuks edasiminekut. Samas ei ole põhjust ka nagu ära unustada või kõrvale lükata seda, et NATO on ikkagi selle eesmärgi seadnud. Nii et hoiame sellest siis kinni. Eesmärk on, et Ukraina millalgi liitub ja nii kaua, kui see ei ole võimalik, siis leiame neid muid kas või siis väiksemate koalitsioonide raames mooduseid teha ka Ukrainaga rohkem kaitsekoostööd, olgu see siis NB8 Ukrainaga, JEF Ukrainaga, sest see praktiline vajadus on ju tegelikult nagu isegi juba rohkem meie poolel kui Ukraina poolel. No võt ajakirjanikud alati selliste suurte kohtumiste puhul üritavad välja mõelda, mida räägitakse kinniste uste taga. Kui palju võis olla mingeid küsimusi, mida Ukraina president seekord sai tõstatada seal kinniste uste taga, pidades silmas just eelseisvat NATO tippkohtumist? No, eks ma siin saan spekuleerida samamoodi nagu ajakirjanikud. Ma arvan, et siin mingit väga kõrget ambitsiooni NATO tippkohtumise osas ei ole. Et positiivne oleks see, kui ei võeta mingit sammu tagasi. Kui jäävad kehtima need kokkulepped, mis siiamaani on tehtud. Et eesmärk on see, et Ukraina liitub NATO-ga. Kui selles osas ei hakata midagi uut ütlema, sest ma ei usu, et praeguses olukorras on võimalik öelda midagi enamat või midagi positiivsemat. No, NATO on selgelt selline ühing, kus on väga erinevaid riike, väga erinevate arvamustega, mida kaugemale Venemaa piirist, seda vähem tõsisemalt Venemaad võetakse. No, kui me räägime näiteks nendest erinevatest väikeformaatidest, et JEF, NB8, kui palju või kas on oodata, et kui Euroopa Liit ja NATO ühel hetkel enam ei suuda suurte mehhanismidena nii hästi toimida, et siis need formaadid saavadki just võtmetähtsusega formaatideks? See on täiesti võimalik stsenaarium tõesti ja praegu me näeme ju seda seoses just sõjaga, et kohati Euroopa Liidus, NATOs on väga raske konsensuseni jõuda, kuna tihtipeale on siis vähemalt üks riik, kes ei ole teistega nõus. Ja siis on asju, mida saab ära teha mingi väiksema tahte koalitsiooni raames, näiteks Ukrainale antavate julgeolekugarantiide arutelu, siis on toimunud väiksema arvu riikide koalitsiooniga ja kindlasti siis ka need formaadid, mis on juba olemas regionaalselt, saavad oma rolli täita just sellistes olukordades, kus seda konsensust laiemalt jääb puudu. No me nägime seal piltidelt, ja teame ka, et
delegatsioonis oli ka Umerov, kes on teatavasti Ukraina presidendi pealäbirääkija just ameeriklastega ja vahetult enne Tallinnasse tulekut, kui president korraks maandus, siis ta tegi ka kõne president Trumpi läbirääkijatel rahukõnelustel, et kas see Umerov on ka kaasas, kas sellel on mingi eriline märk, et kas seda rahu läbirääkimist, see protsess kuidagi läheb kinniste ukste taga edasi mingis suunas, mis võiks olla hea? No sellest ju praegu tõesti väga palju räägitakse Euroopas, et mis saab sellest rahu läbirääkimiste protsessist ja Ukrainal on siin omad ootused. Ukraina on ka omalt poolt proovinud, kas oleks võimalik avada läbirääkimisi otse Venemaa ja Ukraina vahel. Praegu see vastus Venemaa poolt oli eitav. Siis on õhus ju küsimus, mis on USA roll edaspidi. USA pigem ei ole nüüd nii huvitatud ja Euroopa räägib sellest, milliseks kujuneb Euroopa roll. Aga et see ootus on nagu õhus kogu aeg, et midagi võiks siin hakata liikuma, kuna Venemaa on nii raskes seisukorras, kuna USA ei soovi enam nii aktiivset rolli võtta, siis on Euroopal justkui mingi tühimik, aga samas Euroopa roll ei saa olla sama, mis on olnud USA roll. Nii et selles mõttes on siin väga palju asju, millest rääkida, et panna paremini paika see, milline tulevikus võib olla Euroopa roll, mis on need tingimused, mis on eelduseks, et Euroopa võiks siseneda läbirääkimistesse, et üldse me jõuaks päris rahu läbirääkimisteni, mis on need nõudmised, see oleks väga hea, kui Ukrainal ja siis kõigil Euroopa riikidel on võimalikult ühtne seisukoht selles osas ja seda saab just nüüd kujundada läbi nende kohtumiste, mis praegu toimuvad Ukraina ja erinevate Euroopa riikide vahel. Seoses rahu läbirääkimistega on ikka jälle öeldud seda, et Ukraina peab saama rääkida jõupositsioonist ja Euroopaga on tegelikult ju sama lugu, et kui tõsiselt Venemaa praegu Euroopat võtab? No Venemaa, ma arvan, retooriliselt kindlasti püüab nagu Euroopat pisendada, võib-olla isegi naeruvääristada ja seda on üsna lihtne teha, kuna Euroopa ikkagi ei ole nii ühtne, nagu ta võiks olla, ei ole selgelt ühte liidrit, nii et on lihtne nagu öelda, et Euroopa ei ole tõsiselt võetav. Aga samas ma usun, et Venemaa väga teraselt jälgib seda, kuidas Euroopa on sõjaliselt muutunud tugevamaks, kuidas Euroopa on peaaegu täielikult võtnud üle Ukraina sõjalise toetamise rolli, nii et Venemaa on sunnitud Euroopat tõsisemalt võtma ja ma arvan, peab ka jõudma selle arusaamiseni, et ilma Euroopata ei ole võimalik rahus kokku leppida. Kas me võime välja lugeda, kas või sellelt president Zelenskõi avalikult kirjast Putinile, kas me võime välja lugeda praegu seda, et selles protsessis ikkagi Ukraina kasutab selliseid hoobasid, et survestada või järritada vähemalt Venemaad? Ukraina kindlasti püüab võtta seda initsiatiivi enda kätte ja enne, kui Zelenskõi saatis selle avaliku kirja, nüüd on ju tulnud avalikkusesse ka see, et Ukraina proovis läbi siis Roman Abramovitši leida sellist kõigepealt mitteavalikku nagu kanalit läbirääkimisteni jõuda ja see ebaõnnestus. Nii et siis järgmine samm oli see avalik kiri, mis tekitas survet Venemaa poolele. Ja see oli tõesti nii formuleeritud, et ma arvan, et ei olnud väga oodata, et Putin kohe sellest kinni haaraks, ütleks, et jah, kohtume. Aga see pani Putini ebamugavasse olukorda. Aitäh, Kristi Raik. Ja meie vaatame nüüd videoklippi, mida siis president Zelenskõi rääkis Kadrioru lossis. Suur tänu, härra president, see on mulle suureks auks, et ma saan olla täna siin koos Ukraina esilehediga ja olla teie külaline. Suur tänu teile selle eest, et võtsite vastu ka meie peaministrit ja tema meeskonda ka. Ja täna me kohtume koostöö formaadis. Tegemist on sellise formaadiga, mis on alati olnud väga efektiivne, kus me räägime Põhjamaadest ja Balti riikidest. Tegemist on riikidega, kes on püsinud meie kõrval vägagi järjepidevalt ja kes on olnud alati meie sõbrad. Nii et ma tahaksin teid tänada selle abi eest, mille osaliseks me oleme saanud kõikidel nendel sõja-aastatel. Ma tahaksin tänada Eestit ja teid isiklikult selle eest, et olete otsustanud meid täna vastu võtta. Meil on kahepoolne kokkusaamine ning me arutame ka Soome, Läti ja Rootsiga. Meil toimuvad ka
täiendavad kahepoolse kokkusaamised teiste tippkohtumises osalejatega ning suhtleme teiste NB8 riikidega. Meie võtmeülesandeks täna on valmistuda nendeks läbirääkimisteks, kus me arutame läbi kõiki küsimusi, mida arutatakse G7 tippkohtumisel. Ma usun, et käesolev suvi on otsustava tähtsusega. Kindlasti me peame liikuma ka diplomaates edasi, et Venemaa ei tohiks arvata, et selle sõja abil nad midagi saavad. Ukraina positsioon eesliinil on väga tugev. Venemaa kaotab üle 30 000 sõduri iga kuu, kes saavad surma või on rängalt haavatud. Kui me vaatame Venemaa logistikat, naftatöötmist, kõik see on väga tugevalt meie poolt mõjutatud. Praegusel hetkel, kui me vaatame okupeeritud Krimmi ning ka teatud piirkondi Venemaal, siis me teame, et seal on praegu juba bensiinist väga ränk puudus. Ning on ka teatud piirkondi Venemaal, kus ei ole ka head kommunikatsiooniteenust. Ning me teame ka seda, et Venemaa eelarve on tugeva surve all. Me arutasime seda erinevates formaatides, täna räägime sellest NB8 formaadis. Me vaatame ka seda, kuidas me saaksime läbirääkimistega edasi minna, kus me saame jõuda tegelike läbirääkimisteni. Euroopal peab olema kindlasti läbirääkimiste väga tugev hääl ja Euroopa peab olema üks nendest, kes langetab otsuseid. Ameerika Ühendriigid on valmis aktiivselt osalema ka nendes diplomaatlikes protsessides. Me arutasime seda ka Ameerika Ühendriikide presidendi erisaadikutega. Õhukaitse on meie jaoks kriitilise tähtsusega, niikaua kui sõda kestab. Iga päev on oluline selles, et kaitsta elusid. Me täna rääkisime sellest nende riikidega, kes saavad meid aidata. Väga oluline on täiendada programmi kahepoolse koostööd ja kuidas me saame oma ruumi kaitsta ning me ootame ka Euroopa Liidu poliitilisi otsuseid, mida me saame loodetavasti näha juba käesoleva aasta suvel, siis meie oleme teinud kõik, mis võimalik selleks, et minna liitumise läbirääkimistega edasi. Ma loodan, et jõutakse otsusteni järgmistel tippkohtumistel, sest takistusi ei ole. Väga oluline on nende klastritega edasi minna. Venemaa peab nägema ka seda, et Euroopa peab oma lubadustes kinni ning ei hülga ka oma huve. Ma loodan, et saate aidata meid täiendavate sanktsioonidega, võtate vastu uusi sanktsioonide pakette. Me oleme arutanud ka seda, et Läänemeri ja Põhjameri ei tohiks olla Venemaa varilaevastiku jaoks vabalt kasutada territoorium ning me peame kindlasti piirama Venemaa tankerite kasutamise võimalust. See on kasulik mitte ainult meile, vaid tervele Euroopale. Suur tänu teile uuesti, härra president, suur tänu tänase kohtusamise eest ja et ma saan ka tippkohtumisel osaleda ning tugeva toetuse eest Ukrainale. Slava Ukraini! Ja me jätkame juba stuudiost. Meil on stuudios nüüd mees, kes on täna kõige rohkem ja kõige kauem viibinud siin viibiva Ukraina delegatsiooniga koos. Tere, välisminister Margus Tsahkna. Tere päevast! No kõigepealt alustuseks lisaks presidendile on meil ju tegelikult suur delegatsioon kaasas. Meil on Olena Zelenska, presidendi abikaasa. Meil on Rustem Umerov, siis tema väga lähedane võitluspartner ja on ka Andrei Sybiha, kes tegelikult on Ukraina välisminister. Teie kohtusite Sybihaga hommikul. Mis ta siis teile rääkis? Tõepoolest, minu päev algas hommikul kahepoolse kohtumisega siis Ukraina välisminister Andrei Sybihaga ja eks me saime selle ülevaate, et mis räägiti E3 riikidega kokkusaamisel, mis on nii-öelda need rahuprotsessi mõtted ja eelkõige ka sellest, et millised on Ukraina enda sõjaline seis ja nende vaade Venemaale, kuna täna tundub, et Putin on nõrgemas positsioonis ja muidugi see, et pidasime väga konkreetseid plaane, kuidas moodi nüüd Euroopa suudab panna rohkem survet Venemaale peale läbi sanktsioonipakettide. Väga oluline teema on see, et kas Euroopa suudab siis avada esimese läbirääkimiste peatüki 15. juunil ja sealt edasi kõik ülejäänud 5 peatükki Ukrainale ja ka Moldovale
ja selles mõttes Sibihaga ma kohtun ju pidevalt, aga muidugi kahepoolne kohtumine siis president Zelenskiga, kus me olime peaministriga kahekesi ja Umerov oli juures, kus me saime rääkida päris avatud tekstiga, et mis nende nägemus on, mida oodatakse ka NB8 riikidelt ja laiemalt. Ja muidugi siis NB8 liidrid ise, et see on ikkagi väga oluline päev, ma arvan, Eesti diplomaatias, aga loodetavasti äkki kui tulevikus vaatame tagasi, et võib-olla selle tippkohtumise käigus räägiti või lepiti mingeid asju kokku, mis tegelikult ka päriselus aitavad selle õiglase ja kestva rahu tuua ühel hetkel, aga igal juhul see meelsus ja see atmosfäär, kuna president Zelenski ja kogu tema meeskond ka tunneb, et need on väga nagu nii-öelda sarnaselt mõtlevad kõige suuremad toetajad, et siis see on väga avatud ja väga konkreetne, et sellist diplomaatilist keerutamist ma täna ei kohanud. NB8 on põhiliselt riigid, kes on ikkagi Venemaale ja sellele sõjale suhteliselt lähemad kui paljud teised Euroopa riigid. Kas nendes tänastes vestluses oli tunda, et mis on see põhiline asi, milles Ukraina president neile loodab, et kindlasti neid asju, mida tal on vaja lahendada, on hästi palju. Aga mis on see jõuõlg, mida ta kõige rohkem ootab sellelt seltskonnalt? No oleme ausad, NB8 riigid ehk siis Põhjamaad ja Baltimaad pluss siis Saksamaa, täna Poola ja ka võib-olla Hollandi kannavad ja on kandnud kogu seda rasket koormat nii majanduslikus võtmes, kui me vaatame numbreid, kui palju meie riigid on tegelikult toetanud Ukrainat rahaliselt, sõjaliselt, et selle toetuse jätk kindlasti on seotud president Zelenski visiidiga, aga eelkõige nüüd ka poliitiliselt, sest et me saame väga hästi aru, et sellised halvad kokkulepped ohustavad ju meie enda vabadust ja julgeolekut vahetult, et meiega ei ole vaja keerutada, meid ei ole vaja kuskile nii-öelda laua taha rääkida, et me oleksime mingis vahendaja rollis ja ega see jääb ka edaspidi, et kui te vaatate kas või majanduslikke numbreid, siis NB8 riigid, kui kõik need majandused kokku panna, kuuluvad maailma esi10 majanduse hulka, nii et meie kaal on väga suur ja meie kaal on väga suur Euroopa Liidus ja meie kaal on ka väga suur NATO-s. Ja teistpidi, kui me vaatame ka nüüd mitte ainult sõjalist abi ja seda poliitilist tuge ja surve panemist Venemaale, siis ka näiteks kaitsetööstuse võtmes just nimelt selle regiooniga ju tehakse järjest rohkem koostööd Ukrainaga. Samamoodi on ju Venemaa panemas meie regioonile praegu peale rohkem survet, nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu rott on, kes on nurka surutud, et siis ta hammustab ja selles mõttes me selgelt jagame seda julgemat positsiooni, et me ei karda. See on üks väga oluline tähis, et Putin alati mängib läänemaailma selle eskalatsiooni hirmuga. Et meil ei ole seda hirmu ja võib-olla meie lubadused on alati ka täidetud, et me nagu ei mängi neid poliitilisi mängu ja seetõttu kindlasti Ukrainale see NB8 formaat ja need riigid ja nende toetus on tähtis, kuna me kindlasti ka aitame mõjutada võib-olla suuremaid protsesse. No nagu me siin saates ka enne juba rääkisime, siis president Zelenski tuli Londonist, kus oli siis E3 kohtumine ja nüüd tuli siis siia NB8 kohtumisele. Kui palju täna siin Tallinnas näiteks räägitakse juba sellest, et mis plaan on Ankaras NATO tippkohtumisel? No NATO tippkohtumine tundub veel kaugel, aga ilmselgelt seal keskendutakse NATO enda poolt siis sellele, et NATO sõnumid oleksid ühtsed, et saadakse ühtemoodi aru, kuna pinged ju Ameerika Ühendriikide ja Euroopa liitlaste vahel on ilmselgelt üleval. Et see mõttes see on nagu NATO enda siseasi, aga samal ajal ka president Zelenski on sinna kutsutud ju kohale ja oluline on see, et võib-olla mitte ainult NATO, kes iseenesest toetab ju Ukrainat sõjaliselt ja läbi selle purlimehhanismi, et sinna me panustame kindlasti kõik rohkem, aga eelkõige need riigid koos Ameerika Ühendriikidega saavad aru sellest, et jätkuv surve siis Venemaal on väga tähtis ja mis on hästi tähtis ja minu jaoks on võib-olla selle tänase päeva kõige olulisem kokkuvõttega kõikidest nendest juttudest E3 riikidega, me peame silmas siis Suurbritanniat, Saksamaad, Prantsusmaad, kes paratamatult on sellises liidrirollis kolme suurema riigiga, et kõik peab toimuma Euroopa võtmes koordinatsioonis, me peame olema sõnumite mõttes ühel meelel, aga me ei lähe kuskile vahendama midagi. Et see oli väga tähtis, et seda ütles välja president Zelenski, see arusaamine oli nii Umerovi paljudel teistel ja ka kõigil laua ümber istuvatel NB8 riikidel, et me oleme koos Ukrainaga ja me räägime tegelikult Euroopa julgeolekust, sealhulgas Eesti julgeolekust, NB8 riikide julgeolekust. Ja see on oluline vahe, et aru saada, et Putin kasutas Trumpi kõnelusi üle aasta selle jaoks, et võita aega
ja panna rohkem survet Venemaa peale. Ja nüüd ma arvan NB8, E3, paljud teised riigid, see on meie vastutus, kuidasmoodi me ühiselt oma selle pildi väga selgelt välja töötame, milline näeb Euroopa tulevikus välja, millised on julgeolekugarantiid, mitte ainult meie poolt Ukrainale, vaid Ukraina poolt ka meile. Kuidas saab selle vastutuse teema klaariks, kes maksab tegelikult need kahjud. Ja selles mõttes see on nagu selline oluline arusaamine. Ka Eestis on väga palju juttu, kes siis on see, kes läheb sinna laua taha ja niimoodi, kes hakkab vahendama. Et sellist juttu ei ole. Ja kõik saavad aru, et Euroopa on koos Ukrainaga kunagi selle laua taga, aga selleks ei ole aeg veel küps, sest Putin hetkel veel ei ole muutnud oma kurssi ja selle jaoks, et kurssi muutuks toimuks, paneme me talle rohkem survet peale. Kui palju on praeguseks hetkeks muutunud Ukraina positsioon ja Ukraina presidendil on parem asju ajada seetõttu, et ta ei pea ainult paluma. Ukrainal on tegelikult täna väga, nagu te ütlesite, väga palju vastu pakkuda. Ukraina teab, kuidas seda uut sõda pidada. Ukraina loob ühisettevõtteid, sõjatööstusettevõtteid, sest neil on teadmine, mida teistel ei ole. Kui palju on praegu Ukraina president seal laua taga ka pakkuja rollis? Teie annate mulle seda, aga mina saan teile vastu anda seda teist. No see on täpselt see, mida Eesti on ju rääkinud juba tänaseks mitu aastat, et me ei räägi ju ainult Ukraina toetamisest, vaid me räägime enda julgeolekust. Me räägime sellest, et Ukraina on ka julgeoleku pakkuja tulevikus, omades kõige suuremat sõjalist jõudu Euroopas. Oleme nüüd päris ausad selles suhtes, kes on võimeline võitlema sõjarindel, kes ka poliitiliselt on võimeline võitlema, nad ei karda selles mõttes. See on väga suur eelis. Ja nüüd ka sõjatööstus muidugi, sest et kõik näevad, kui efektiivselt nad suudavad innoveerida, toota. Ja meie sõnum oli ka väga selgelt president Zelenskile, et kuigi me oleme mures sellest, et venelased lükkavad meie territooriumil need droone, siis need süvalöögid, nad ise kutsuvad neid süvasanktsioonideks, et need ikkagi nõrgestavad väga oluliselt Venemaad ja me saame ka sellest aru, et kui Venemaa nafta ja gaasi eksport kuskil 60% läheb läbi Läänemere, just nimelt Peterburi regioonist, Ust-Luugast, siis ka tuleb sinna neid lööke anda. Ja tõepoolest president Zelenski mitte ainult nüüd Euroopa võtmes ei ole Ukraina esindajana julgeoleku pakkuja, millest kõik ju saavad aru, kui vaadatakse kaarti tuleviku võtmes, vaid kui me vaatame ka näiteks Lähis-Ida konflikti, kui me vaatame sõda Iraani vastu ja seda Hormuzi olukorda, siis minul on olnud viimased mõned kuud väga aktiivne suhtlus just nimelt selle regiooni välisministritega läbi selle võtme, et Ukraina on pakkunud ka neile reaalset tuge, mis puudutab siis tehnoloogilisi võimekusi ja ekspertiisi. Ja see muutus ka on meile väga kasulik, et me ei ole siin kuidagi üksi, vaid ka väga paljud teised riigid maailmas saavad aru. Ukraina on ka julgeoleku pakkuja. Kui mõelda nüüd selle Kadriorus toimunud pressikonverentsi peale, siis natukene läbi lillede Ukraina president pakkus ka Eestile tuge just seoses nende uitavate droonidega. Et kas kuskil taustal käib juba mingisugune arutlus, et kuidas siis Ukraina võiks konkreetselt Eestit aidata selles või millist abi Eestil vaja oleks? Ja selle üle peavad läbirääkimisi meie kaitseministeeriumid, et millisel kombel Ukraina saab pakkuda oma ekspertiisi. Esiteks on ka nende tehnilised tuvastamise protsessid, et kui meie territooriumile tulevad droonid meile midagi kätte jõuavad, siis me saame ju, ehk siis omanikud, ukrainlased saavad ju sealt kõige paremini informatsiooni kätte. See on hästi tähtis ka, et aru saada, kuidas venelased siis neid droone on suutnud mõjutada. Ja teine on muidugi meie enda võimekuste üles ehitamine, oleme ausad. See koostöö ei ole nüüd kuidagi moodi uus, me oleme seda koostööd ju teinud. Meie kaitsetööstusettevõtted on koos Ukraina kaitsetööstusettevõtetega ju seal samas sõjas. Ja kuidas üles ehitada ka seda tsiviilühiskonda, seda varajast hoiatussüsteemi, kuidas meie inimesed üldse oskaksid käituda, sest oleme ausad, mul on ka 4 last, et kui tuleb siis tuleb see teavitus, et nüüd droon on sinu poole teel, ma tahaks teada, paljud inimesed tegelikult teavad, mida teha, kuhu liikuda, et kõik need kogemused kindlasti Ukrainaga vahetades on meile ainult kasuks. No seda puhku oli Ukraina president koos abikaasaga Eestis ja see ei ole erakordne ju, et ta käib koos abikaasaga, ta ikkagi käib. On see selleks, et jätta muljet, et Ukraina ei ole ainult hädas sõdiv riik, vaid ta suhtleb täpselt samamoodi nagu teised riigid. Et on ametlikud visiidid, kus käiaksegi suure seltskonnaga ja kus on ka abikaasad kaasas? No kindlasti ei olnud president Zelenski abikaasa siin sellepärast, et lihtsalt president Zelenski tahtis võtta kaasa abikaasa, sest et
ta mängib ikkagi väga suurt rolli ja Eesti ju ehitab lastekodusid, me teeme reforme seal eelkõige Žõtomõri regioonis koos siis esimese leedi fondiga, et meie koostöö siis esimese leediga on väga-väga praktiline ja me oleme oodanud teda Eestisse ka eraldi ilma president Zelenskita just nimelt seetõttu, et Eesti koostöös temaga teeb väga palju just nimelt Ukraina sees. Et see on kohutavalt suur töö, mida tema teeb ja sealsamas mitte ainult ollest toeks siis presidendile, vaid just nimelt selle Ukraina taastamise, Ukraina kadunud, küüditud laste tagasitoomise võtmes. Eesti aitab ju teha seal haridusreforme, perekodusid, kõike seda me teeme koos tema fondiga. Nii et tema visiit ka täna siia ei olnud lihtsalt kui olla Zelenskile toeks, aga ta ikkagi ajab väga konkreetseid asju koos meiega ja tal oli väga töine programm, nii et see ei olnud nii-öelda abikaasa visiit siia. Aga selliste Ukraina ülesehitamise asja Eestiga veab eest ja meil oli eraldi arutelu just nimelt president Zelenskiga, et kuidas järgmine aasta võiks välja näha see suur Ukraina ülesehitamiskonverents. Ja me teeme seda just nimelt koos selle NB8 raamistikuga kõigi nende riikidega. Ja kui te vaatate neid arenguid, mida me loodame, et me näeme, siis tegelikult Eesti võib juhtida ühel hetkel Marshall plaan number 2, mis on suurim majanduslik ülesehitusprojekt sellel sajandil Euroopale üldse. Nii et ka siin kindlasti ka esimesel leedil on oma roll, kuna kõik ei ole ju ainult poliitiline, ainult sõjaline, vaid Eesti otsustas ju koheselt 22. veebruarist 22 aasta minna oma jõududega sisse, nii palju kui seda on, et luua see silla pea, et kui hakkab suur ülesehitusprotsess, siis me oleme juba kohal ja me oleme seal juba kohal. Ma lõpetuseks tuleks korraks veel tagasi Euroopa Liiduga liitumise juurde, millest te ka enne rääkisite, et me ju tegelikult näeme, et Euroopa Liidu puhul on ootamas Moldova, on ootamas Montenegro ja nii edasi. Kui realistlikuks te päriselt peate, et lähiajal Ukraina saab ikkagi liituda Euroopa Liiduga? No kõige tähtsam on meil avada nüüd need läbirääkimiste peatükid, mida pole suutnud avada üle 2 aasta. Suuresti seetõttu, et Ungari on seda blokeerinud, aga oleme ausad, et Euroopa Liidu laienemise protsessis on ka palju erinevaid riike, kes on varjunud sinna Orbani varju sisse ja nüüd nad tulevad sealt vaikselt välja. Ja ma väga loodan, et 15. juunil me avame siis esimesed peatükid nii Moldovale kui Ukrainale ja võib-olla suveks me suudame avada kõik 6, ehk siis 6 põhipeatükki on, millest läbi rääkida. Et see on väga tähtis, seda ka president Zelenski rõhutas, et see on Euroopa kätes kui sõnum. Nüüd, kuna siis tegelikult Ukraina saab täisliikmeks, Eesti positsioon on väga selge, muidugi peab Ukraina täitma teatud tingimused, aga ma isegi usun, et see on ikkagi rohkem poliitiline otsus. Ja kui me suudame seda kannatlikkust, seda strateegilist kannatlikkust praegu pidada ja suruda veel rohkem Venemaad, et päriselt Putin hakkab ühel hetkel läbi rääkima Euroopa julgeoleku üle meie tingimustel, siis kindlasti üks julgeoleku garantiidest, mida meie peame andma, on väga selge Euroopa Liidu liikmesus. Kuna täpselt see on juba selline asi, mis peab liikmesriikide vahel kokku leppima, aga see peab olema väga selge. Ja teine on see, et ei võeta laualt ka NATO liikmesust. Sellest ka rääkisid täna tegelikult NB8 liidrid omavahel. See ei ole küll ainult meie otsustada, aga meil on väga palju siin teha. Nii et mina olen optimistlik, aga 27 liikmesriiki. Oleme ausad, kui avaliku ruumi vaadata, siis täiesti üllatuslikult kerivad pinged ju Ukraina ja Poola vahel viimasel hetkel. Nii et Euroopa suudab alati hüllatada mõnikord positiivselt, mõnikord ka negatiivselt, aga laias laastus see ei ole tehniline protsess. See on põhimõtteline poliitiline otsus, mida Euroopa ise vajab, võib-olla isegi rohkem kui Ukraina. Margus Tsahkna, aitäh ühinemast Postimehe erisaatega. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Aga sellest, kuidas Ukraina presidendi päev siin Tallinnas lõppes, saate lugeda juba meie veebis postimees.ee.